Hausgalerii iga-aastased kunstioksjonid toovad publiku ette mahuka valiku teoseid läbi Eesti kunstiajaloo. Hausgalerii töös on kunstihariduslik aspekt äärmiselt oluline. Oleme alati otsinud lihtsaid, aga ka innovatiivseid viise, kuidas kunstiteavet võimalikult mitmekülgsena kättesaadavaks teha. Iga oksjoniga kaasneb mahukas originaalteoste näitus galeriis, samuti trüki- ja internetikataloogid ning viimastel aastatel oleme lisanud ka filmimeedia. Niisiis pakume teile kunstisüvenemisi läbi filmi ja soovime jätkuvalt ilusaid kunstielamusi koos Hausgaleriiga. Arhailisus. Selle oksjoni esimesse peatükki koonduvad 6 autori teoseid, mida ühendab nähtav pöördumine minevikku. Arhailisuse otsing Eesti kunstis oli teadlik teema. Liiguti erinevates Eesti piirkondades, otsiti vanade hoonete, paikade ja esemete hõngu või siis maaliti ka mälestusi mööda. Seda tegi terve põlvkond meie varasema kunstiperioodi loojaid, et jäädvustada teatud ajastute märke. Valmis rida arhailisust rõhutavaid kunstiteoseid, milles on kodumaa romantiseerimist ja millest ka kõik nüüd need järgnevad tööd selgemalt tunnistust annavad. Ants Laikmaa, selle Eesti eelkõige mainekama portreemeistri huviorbiidis olid ikka ja taas vanad talumajad, mida ta samuti omal moel portreteeris. Laikmaa kõneles nende mälukihistustest, laiali pihustumisest maastikus, talud ja maad nende vahel, mida mööda kõndida. Väheste vahenditega on kunstnik suutnud siin hingestada ka kõige lihtsama motiivi. Eduard Kutsari suureformaadiline taluvaade, mida kunstnik kujutab omamoodi igatseva pilguga. Töö on Eesti maalikunsti arhailise poeesia väga iseloomulik näide. Armsa teemavaate kõrval tegeleb Kutsar siin aga ka koloriidiga, mis meenutab Prantsuse Barbizoni koolkonna autorite värvikammat ja käsitlust, kes said tuntuks 19. sajandil Fontainebleau lähistel. Arne Miikma looming jäi varase lahkumise tõttu väheseks. See töö viitab tema õpilase staatusele Ants Laikmaa käe all. Autor kasutab õpetaja lemmiktehnikat pastelli ja kujutab tema eeskujul arhailist taluvaadet alt ülesse rakursiga, justkui tõstes selle vana talumaja rõhutatult piedestaalile. Endel Kõksi varase eksiiliperioodi teos, mis meenutab kodumaad.
Ilmselt on kunstnik saanud ainest mõnest kohalikust taluvaatest, ent loob läbi selle tuttavlikke paralleele. Külaservake on kujutatud teatud koduse puudutusega, otsides arhailist. Töö viitab ise aga juba autori loomingu hilisemale eksperimentaalsele potentsiaalile. Richard Sagrits on Stalini surma-aastal laotanud lauale kodanliku serviisi, veidi edeva, ent samas väärika. Kõik esemed on siin pärit ebamäärastest vanadest aegadest, mõjudes viipena või viitena kunagi olnule. Kunst täidab siin ühte oma olulist ülesannet, provotseerida assotsiatsioone ja elavdada sisemaailmu. Evald Okas kujutab ajastiku hõngulist saare olustikku, mille keskmes on tolle etnograafiline sümbol, veski. Kusagil hajusate pintslilöökide vahel liiguvad inimesed ning punased seelikuservad elavdavad töötundlikku halli. Saare ainelised teosed moodustavad Okase loomingus omaette romantilise kogumi. Idüll on järgneva 8 töö ühisnimetaja. Hausgalerii esitleb siin idülli põimitud teoseid läbi 100 aasta. Esimene neist pärineb 1890-ndatest ja viimane 1990 aastatest. Kuid ajastud ei oma tegelikult nende maalide juures olulist tähendust. Pigem on pearõhk teose motiivil, meeleolul. Tsiteerides Eero Epnerit, on idüll veatu seisund, mida ei varjuta ükski tumedus, vaadatakse elu helgemat poolt ja tehakse seda tingimusteta. Peatükk idüll koondab kunsti, mis väljendabki erinevaid igatsusi ja elujaatust, aga ka täiuslikku harmooniat, mida 20. sajandi esimese poole autorid kunstis ju sageli otsisid. Elspeth Rudolfi nimi ei pruugi esmalt öelda palju. Ometi on teda hinnatud üheks baltisaksa autorkonna kõige andekamaks portretistiks. Eelkõige on sellele Saksamaal sündinud, ent hiljem Tartus elanud autorile aga iseloomulik maalida vanade meistrite laadis, tehes seda väga oskuslikult. Seda tõestab ka antud ruubenslikult idülliline kompositsioon putodega, mida renessansi kunst eriti armastas. Autori teosed on rariteetsed ning nende vanameisterlik laad ja peenus on olnud ikka museoloogide tähelepanu all. Eduard Poolandile on läbi loomingu iseloomulik maalida erilist päikeseloojangu valgust maastike ja peamiselt männilatvade kohal. Võib öelda, et sellest on saanud teatud määral kunstniku signatuur. Siingi on autor jäänud endale truuks, luues pildi, kus on tingimusteta kõik absoluutselt ilus ja hea. Kunstis on rasketel aegadel ikka pöördutud lohutavate ja rahulike motiivide poole nagu lilled ja maastikud.
sama teeb ka pedagoogi ja teatrikunstnikuna tuntud Roman Nüüman 1945. aastal. Ta eemaldub sündmuste tulipunktist, jalutab loodusesse ning komponeerib mise-en-scene'i rahuliku metsavaatega, lavastades eelkõige värvide dekoratiivsust. Evald Okast tunneme enam tema oluliselt bravuursema hilisloomingu järgi. Ometi on ka idüllilistel loodusvaadetel kunstniku loomingus oluline koht. Meisterlikult läbimaalitud töö jõe ja kalamehega kusagil kauguses annab tunnistust Okasest kui oskusliku meeleolu loojast, mida ta teeb muu hulgas äärmiselt nappide, ent tabavate vahenditega. Sigrid Uiga selles aktis on veel pallaslikku nostalgia, kuigi aasta, mil töö valmis, jääb juba sügavasse nõukogude aega. Teos on maalitud pehmetes impressionistlikes toonides, kus akt sulandub maalifooni, kandes oma olekus diskreetselt võluvat vaoshoitust. Linda Kits-Mägi idüll on lilledes, ent mitte ainult. Tegelikult loob ta terve aimduse ruumist, kaaria seljatoega toolist ja lauast. On 1970. aasta ja Linda Kits-Mägi maalib abstraktselt. Nüüd on see võimalik. Surve kunstile on leevenenud. Just valmimise aeg ja kunstiline eksperiment teevad selle töö tähelepanuväärseks. Endel Kõksi see eksiilis valminud teos pärineb juba 1970. aastate lõpust. Tegelikult ju vanameistrilt, kes humoorikalt kujutab akti looriga. Kompositsioonilt lihtne teos, mille teevad värskelt võluvaks maalitehnilised lahendused, täpitav foon ja modelli iseteadlik hoiak. Richard Sööt lahkus Eestist nagu paljud teisedki maailmasõja päevil. August Jansseni ja Roman Nüümani käe all õppinud kunstnikust sai New Yorgist isikupärane novaator. See töö kuulub tema hilisloomingusse ja on maalitud 93-aastasena. Igihaljas piibli teema moodsas vormikeeles. Pühajärv. Terve peatükk Hausgalerii tööde esitluses, mis on pühendatud ühele järvele, Pühajärvele. Paigale, millest kujunes 20. sajandi alguses oluline sihtpunkt, kus mitmed kultuuritegelased käisid suvitamas. Kaasa arvatud kunstnikud, kes järve ja selle ümbrust ka väga mitmeti maalisid. Nad olid võlutud Pühajärve vaadete võimalusest. Muuseas ka Konrad Mägi, kes 1918. ja 19. aastal siin koos Siuru liikmetega suvitas.
meie kunstis kajastuvad maalid Pühajärvest nii koloriidilt kui ka tehniliselt väga mitmekesistena. Selles peatükis siin me rõhutame aga vaid ühte erakordset tööd ja ühte autorit, Konstantin Süvalot, kes on maalinud Pühajärve neoimpressionistliku Eesti kunsti üheks kõige väljapaistvamaks motiiviks. Konstantin Süvalo haruldane ja meisterlik Pühajärve vaade 1919. aastast. Siiani on kunstiajaloost hästi teada tema 1920. aastal valminud sama kompositsiooniga teos, mis asub kunstimuuseumis ja mida on nimetatud koguni neoimpressionismi kõige puhtamaks näiteks Eesti kunstis. Suund, mis tõukus Riiast Vilhelm Purvitise koolist, kelle käe all õppinud kunstnikest kujunes terve grupp erakordseid maalijaid. Nende hulgas Süvalo kõrval ka Villem Ormisson, Paul Purman, Jaan Vahtra. See Pühajärv on impressionistlikult maalitud maal ning kahtlemata Konstantin Süvalo olulisemaid teoseid, millel on märkimisväärne koht ka laiemalt Eesti kunstiajaloos. Ääremaad. Peatükk Ääremaad ei keskendu Eesti kunsti rännakutele, vaid selle ääremaade filosoofiale, mis on meie kunstile laiemalt omane. Kujutada lihtsaid motiive, maalida pealtnäha mitte midagi ütlevaid kohti, metsaservi, agulihoove, millele on tegelikult üles ehitatud ju kogu maali intriig. Kas ei ole see mitte tuttav? Kunst ei too meieni mitte alati ilmtingimata erakordseid maastikuvaateid. Tihti on see, mida maalida, vähem olulisem kui see, kuidas maalida. Ääremaad rõhutavadki just neid olukordi kunstis, kus tihti ka kõige tagasihoidlikum motiiv muudetakse kunsti käsitluses huvitavamaks. Teos Nüümani varasest ja harva esinevast loomepärandist, perioodist, mil Eesti kunstnikud hakkasid kogema tollase moodsa maailma kunstisuundi ja neid läbi oma tööde interpreteerima. Reisiti, vaadeldi, süveneti ja loodi ning loodi stiilselt. Hispaania jaoks ääremaine vaade on Eesti kunstniku pilgus saanud siin eksootiliseks valguse mängude võimaluseks. Johannes Saali teoseid näeb kunstimaastikul harva. Ta oli poliitilistel põhjustel kunstielust tagandatud. Ometi on tegemist Pallase ühe andekaima kunstnikuga, kelle meisterlikkus oli minimalismis, kes esindas Eesti kunsti lihtsuse poeesiat selle kõige imetlusväärsemast küljest. Kuressaarest pärit Erik Haamer jõudis oma loomingus üpris orgaaniliselt mere ja eriti kalurite elu kujutamiseni. Pärast sõda valmisid tal Rootsis mitmed rannaelu ainelised maalid. Siin on meredramaatika asendunud äärmiselt kütkestava, õrnalt lüürilise nägemusega linnakesest põhjamaiste kaljude vahel.
Elmar Kits oli läbi kümnendite Eesti kunsti juhtfiguure, kelle energeetikas ja vaimus liikusid nii tema eakaaslased, kolleegid kui ka õpilased. Kitse maalija vabadus on tehniliselt imetlusväärne. Just tema puhul me saame rääkida tihti impressionismist selle klassikalises mõistes, mil kunstnik vaimustub atmosfääri maalimise võimalustest, nagu sellelgi tööl jõega. Ilmar Kimm maalib siin talvist agulit kusagil meeleolude ja mõtete vahel. Peale sõjaaegsed maali suundumised ja ka tsensuur olid ühelt poolt survestavad, ent tõid teisalt meie maalikunsti teatud peidetud alatooniga realismi, kus lihtsuses oli pingestatus ja kohati monokroomsed maailmad väga emotsioonitihedad. Märt Pormeister on silmapaistvalt ja veendunult Eesti ainese ja looduse maalija. Talud, lilled, maastikud, otse kui oleks ta tahtnud igat hingetõmmet jäädvustada. Talvel on kunstniku loomingus eriline koht, millest antud töö on tunnetuslikult üks tähelepanu-väärsemaid talveüldistusi. Lumine väli on siin olnud kunstniku jaoks õnnestunud väljakutse. Valerian Loik on armastanud maalida vanalinna läbi aegade. Kümnendite lõikes on need paigad silmale samad, ent värvide meeleolud muutuses. Loigu linnavaadetelt võib lugeda aegade emotsioone. Siin on 1950. aastad. Värvid vaoshoitud ja tänavad lihtsad ning hinges vaikus. Tartlase ja pallaslase Silvia Jõgeveri pilk on Aguli vaatel, eemal nõukoguliku ühiskonna tsentrumitest. Aguli nostalgia oli selle aja kunstnikele iseloomulik. Miljöö ja elulaad puutumatu ajastu poliitilistest tõmbetuultest. Näeme keskkonda, kuhu kisub igaüht, kes tahab eemalduda elutempost, seisatuda ja nautida hetke. Aleksander Vardi see meeleolu etüüd abstraheerib üht maastiku muljet. Tõmbab tinglikud jooned realismi ja kujutluse vahele. Pruunid ja rohelised äärmises lihtsuses. Hetk kui värv. Vardi oli pallaslasena suurepärane koloriidimeister, mida tema loomingus on eriliselt esile tõstetud. Töö, mille pealkiri viitab mägedele, kuid mille peasündmuseks on hoopis mägesid varjutavad puud.
kunstnik on tundnud huvi nende struktuuri vastu ja rõhutanud puuokste dramaatikat. Veel üks näide, kuidas lihtsat motiivi saab maalida läbi sisuka intriigi. Erik Haamer oli vaieldamatult meie kunsti üks andekamaid ekspressioniste. Richard Uutmaa. Me oleme jõudnud peatükini, mis koondab 6 teost Richard Uutmaa loomingust. Ja kõik need tööd kõnelevad ühe perekonna ja ka ühe kollektsiooni lugu. Maalid on kuulunud Uutmaa abikaasa õele, kes emigreerus Brasiiliasse, kuhu Uutmaa hiljem töid kingitusena saatis, millest muuhulgas annavad tunnistust ka nende pöördel olevad ametlikud tollased väljaveotemplid. Kahtlemata on kõigil neil maalidel olnud eriline tähendus nii Richard Uutmaa, tema abikaasa kui ka abikaasa õe perekonnale Brasiilias, sest tööd jäid väga pikkadeks aastateks meenutama kodumaad, kuhu need nüüd pärijate soovil tagasi jõuavad. Maalid esindavad kunstniku kauneid nägemusi Eestist, selle randadest, mida me kõik väga hästi teame, aga ka metsadest ja põllulilledest, mida Uutmaa armastas. Uutmaa loomingus on alati midagi sooja, südamlikku ja lihtsat, nagu tegelikult ka nende maalide loos. Uutmaa maalis ka lilli, mitte niivõrd teadaolevalt kui meresid, ent ometi olid need tema loomingud saatmas alati. Justkui sooviga tasakaalustada põhjamaiste merede dramaatilisi meeleolusid millegi südamliku ja soojaga. Kunstnik eelistas põllulilli. Nii ka see imeline impressionistlikus maalilaadis valminud kompositsioon kullerkuppudega. See kunstniku poolt armastatud vaade altjale erineb oluliselt oma tavapärasest koloriidist. Autor on eksperimenteerinud roosade toonidega, mis ei ole tema loomingule valdavalt iseloomulikud. Tehes töö seda enam tähelepanuväärseks, vaheldades isikupärasena Uutmaa sünkjas siniste merede motiive. Uutmaa imeline kompositsioonitihe maal. Pigem kõneleb see õhustikust kui lilledest ja käsitleb Eesti kunstis läbivalt niivõrd olulist teemat, nagu seda oli lilled aknal, tihti avatud aknal, sümboliseerimaks vabaduse ihalusi. Intriigi loob teose lauaservale pillutatud punane rätik. Ka sügis on kunstniku loomingust ju tegelikult tuttav. Ometi mõjub see alati harukordsena. Ootuspäraselt samastame teda pigem sügisese mere kui metsa maalijana. Ometi loob Uutmaa kuldseid kaski. Ilmselt on kaskede tulikollane siin samaväärne mere sinisega, kus tähelepanelikule Uutmaa loomingu vaatajale on teada, et olulisim väljakutse on kunstniku jaoks just värvide arvutute võimaluste läbi loodud emotsioonide mitmekesisus.
Kalapaadid rannal on äärmiselt emotsionaalne ja mõjus teos, kus autor on suutnud kõrvutada teatud müstilisuse ja reaalsuse. Rannal valitseva filmilikult dramaatilise vaikuse, seisaku, hetke äreva ootuse ning looduses tihja taamal koonduvate pilvede all. See teos tõestab veel kord Uutmaa äärmist meisterlikkust mereainese edasiandmisel, mida ta kogu oma olemusega sügavalt ja hingepõhjani tunnetas. Tallinn ei ole Uutmaa loomingus olnud sugugi sage. Ometi on linn teda intrigeerinud. Kuigi kunstnik maalib siin arhailist ja kivideni tänavasse juurdunud linna, ei ole selles töös staatikat. Uutmaa maalib pigem õhku linnas, tuult tema müüridel. Maalib linna kui merd, mille kohal liiguvad pilved ja vaheldub valgus. Abstraktsus. See on peatükk, mille maalid on valminud nii Eestis kui ka välis-Eestis ja mida on huvitav omavahel võrrelda. Abstraktne kunst ei saanud Eesti NSV tingimustes kunagi lõplikult vabalt areneda ja oli pärast teist maailmasõda ju sootuks keelatud. Ometi ei olnud abstraktne esteetika meile võõras. Pallas oli propageerinud ju eksperimentaalsust ning selle kooli maalijate käekirjad olid niivõrd isikupärased, et neid ei suutnud Nõukogude võim kuidagi väärata, mõelgem või Elmar Kitsele. Siiski jäid Eesti kunstnikud nii siin kui ka sealpool raudset eesriiet kusagile realistliku ja abstraktse käsitluse piirimaile. Tegelikkus muudeti küll tinglikumaks, kuid täielikult sellest ei kaugenetud, mille ilmekas näide on ka selle peatüki töödevalik. See Endel Kõksi varasel eksiiliperioodil 1950-ndatel valminud töö kannab armastuse sümbolit. Meest ja naist üksteist hoidvas kompositsiooni keskmes, mille foonil abstraheeritud maailm on korraga koduselt intiimne ja ootamatult suur. Nappide tinglike vahenditega loob Kõks siin hingestatud üldistuse, mis puudutab nii eilset, tänaset kui ka homset korraga. Johann Saarniit kuulub kodumaalt põgenenud kunstnike hulka, kelle keerukas teekond päädis Kanadas, kuhu ka kunstniku peamine looming jäi. Selle foonil muutub abstraktses võttestikus maalitud maastik pargipingiga tähenduslikuks. Pink kusagil, mis ootab võõrast vaatlejat, kelleks mitmed meie kunstnikud eksiilis elades omal moel jäidki ja kellena me kõik enda aeg-ajalt tunneme, lihtsalt vaatlejatena. Äärmiselt võluv linnalikes rütmides töö Erik Pehapilt, kelle loomingu eksiiliperiood on viimastel aastatel Eestis enam hinnatud tähelepanu all, kuna mitmed suurepärased teosed on leidnud tee tagasi kodumaale. Just selle maali foto esindab Pehapit ka Kumu digitaalkogus Väliseesti kunstnike rubriigis, andes edasi liikumist, värvi, elu värskust
ja hetke rõõmu. Varmo Pirk üllatab abstraktse Lõuna-Eesti vaatega. Tehnilised uuendused ja vabam tsensuur atrakteeris ka pallaslasi eksperimenteerima, kuigi selles oli siiski omajagu riski. Eriti Pirkile, kes oli Nõukogude võimu põlualune kunstnik ning sai loa pärast vangilaagrist naasmist taas näitustel esineda alles 1963. aastal, kaaludes hoolega mida ja kuidas maalida. Seda enam muutub see 1966. aasta maastik tähelepanuväärseks, ühendades nii ajasurve kui pärssimatu eneseväljenduse vabaduse ja julguse. Helmar Kits ei väsi üllatamast. Kompositsioon läbipaistva figuuriga on kummastav fantaasia ja mänguline teostus ühes, mida kunstnik näib olevat lõbusalt nautinud. Ühe naise peaaegu elektrifitseeritud energiast on haaratud kogu ruum. Taaskord tõestus Kitse talendist, kelle abstraktne looming 1960. aastal sai Eesti kunstis põhjapanevalt emblemaatiliseks. See Richard Söödi töö kannab endas teatud maailma hoidvat illuminaarsust ja muutub täna eriti tähenduslikuks. Jõuline sümbol, mil kogu energiaruum on hoidvate käte vahel. Kontseptuaalne aken, mis avaneb kusagile kosmose avarusse, pildi all serval helendamas väike planeet. New Yorgis elanud kunstniku loomingut on teatud globaalne maailmatunnetus alati saatnud. Puud. Peatükk, mille pealkiri ongi lihtsalt puud. Tegelikult on tähelepanuväärne, kui palju on meie kunstis kujutatud puid selliselt, et need on saanud teatud sümboolse tähenduse. Tuntuim puu on küll graafikas Eduard Wiiralti tamm, ent puudel on oluline roll ka maalikunstis. Eero Epner on Hausgalerii kataloogi tekstis välja toonud viite saksa kunstile, kus mets sümboliseeris poliitilisena rahvast. Meil on ta pigem mütoloogiline keskkond, kandes teatud salapära ja varjumise võimalusi. Samas kui üksikud puud, näiteks kompositsiooni keskmes või siis puudegrupid või puud tuules, viitavad rahva jõuliselt juurdunud ja vastupidavale iseloomu joonele. Nii et puud on meie kunstis huvitav teema. Liidia Vademan-Jants kuulub sellesse põlvkonda, kes sai kunstihariduse veel enne Pallase loomist. Tema üheks õpetajaks oli ka Ants Laikmaa, kelle arhailise ainese mõju on tunda ka selles töös. Monumentaalne puudegrupp muutub läbi ajastu dekoratiivse võttestiku tähenduslikuks, isegi teatud määral rahvusliku jõu sümboliks, iseseisva riigi kujunemise lävel. See teos kuulub Paul Burmani väheste optimistliku koloriidiga maalide hulka,
kandes endas rõõmu ühest hetkest, mida Burman väljendab tugevalt ekspressiivses maalilaadis. Just ekspressionistina on Burman Eesti kunstipildis eriliselt esile tõusnud, olles vaieldamatult Burmanite dünastia üks jõulisemaid esindajaid. Paul Liivaku justkui graafilise joonega teos illustreerib suurepäraselt sisukat dekoratiivsust Eesti maalikunstis. Liigse draamata, ent visuaalselt pingestatud maastik. Liivakut tuntakse läbi erinevate tehnikate, just tema juugendliku kujutamislaadi järgi, mis jäi lühikeseks ent äärmiselt võluvaks stiiliperioodiks siinses kunstis, kus välja venitatud kujundid ja detailid ning stiilipuhas teoseruum taotles rõhutatud esteetikat. Aleksander Prometi väikeseformaadiline, ent jõuliselt pingestatud maastik üksiku puuga tuules peidab psühholoogilist tihjat. Promet on tuntud rahvusromantiliste teemade poolest, kus figureerib ka eeposliku heroismi, mis oli eriti iseloomulik sajandi alguse kunstnikele, kes otsisid eneseväljendusi rahvusliku ärkamise aja vaimus. Friedrich Koppeli nimi ei pruugi olla kõige tuttavam, ent selle põhjuseks on andeka kunstniku varane lahkumine. Koppel langes teises maailmasõjas. Ta õppis 1920. aastatel Riigi kunsttööstuskoolis, kus töötas hiljem koheselt ka juba õppejõuna. Koppeli vähene looming esindab jõulist dekoratiivset vormiotsingust, kus puud muutuvad sümboliks, mis räägivad eksistentsi pingest. Juhan Nõmmiku varane teos kasutab klassikalist kulissivaadet, kus puud on justkui eesriided teatrilaval ja nende vahelt avaneb vaade merele. Nõnda muutub maastik mitmekesisemakski. Juhan Nõmmik oli sunnitud Eestist sõja tõttu lahkuma. Kuigi tema karjäär oli siin võimsa alguse saanud ning kunstniku uudishimu ja loominguline valmisolek eneseväljenduseks kodumaal suur. Taas igatsetud impressionistliku maalikunsti Elmar Kitselt, kelle tehniline meisterlikkus suutis luua intriigiga kõige lihtsamates motiivides, kus eesmärgiks ei olnud kujutatav, vaid see, kuidas kujutada, mida Kits valdas meisterlikult, nagu ka sellel 1960. aastate tööl, kus puude taha on peidetud vaevu aimatav maja. Lilled. Lilli on Hausgalerii selle oksjoni peatükis 6. Meie kunstnikud on ju lilli armastanud ja kujutanud neid väga erinevates keskkondades. Nendel töödel aga siin ei ole lilled foonina või osana millestki, vaid nad on peategelased
kes demonstreerivad korraga nii oma haprust kui ka jõudu. Ja kõik lilled on siin maalitud natüürmortidena, kimpudena vaasis. Kuulsaimaks on lilled natüürmortidel maalinud tuntud madalmaade maalikunstnik Jan Brügel juba 16. sajandil, kelle kompositsioonid kõnelesid eksistentsiaalsetel teemadel ja kelle natüürmordid rääkisid kaduvuse ja kestvuse sümbolitest. Eesti kunstis kõnelevad lilled aga pigem elujaatusest ja hetkerõõmust. August Luiga nimi autorina ei pruugi olla tuttav. Ometi lõpetas ta Pallase 1937. aastal, saades tuntuks Art Deco-laadis linoollõigetega. Seda enam on tähelepanuväärne autori 1940. aastast pärinev natüürmort, mis kirjeldab objektiivset maailma, kus on kuulda segamatult seinakella tiksumist. Teos on kuulunud tuntud kirjaniku Erni Hiire kollektsiooni. Linda Kitsmägi 1950. aastate natüürmort paistab silma rõhutatud pallaslikkusega, teatud järel-eestilikkusega, kui sügaval nõukogude ajal taheti siiski olla veel Eesti Vabariigi aegsetes 1930. aastates, mille hõngu, esemeid ja eluviisi maalidel süütult jätkata. Olga Terri on üks sõltumatumaid autoreid Eesti kunsti ajaloos, kes ei pidanud vajalikuks ühegi voolu või rühmitusega kaasa minemist. Tema maalid on pigem maalid iseendale, väljendades isiklikke meeleolusid ja tundevarjundeid. Nagu need lilledki, meditatiivsed, kus kunstnik on keskendunud olulise väljendamisele enda hinges, mitte välise maailma dekoratiivsele kopeerimisele. Hilda Kambronit loeti omal ajal üheks kõige silmapaistvamaks Pallase õpilaseks, kuid majanduslikud raskused ja tema sugu ei lasknud naisel toonases kunstimaailmas piisavalt esile tõusta. Hiljem kiusas Kambronit taga aga Nõukogude võim ning tal ei jäänudki muud üle, kui sulguda oma lõbuks maalimise maailma, mida kunstnik tegi suure naudingu ja eksperimendiga. Elmar Kits oli loodusega tihedalt seotud ning tabas lillede nüansse palju soojemalt ja intiimsemalt kui paljud teised. Vabadel hetkedel oli ta meelsasti Valgemetsas oma suvemajas ning tema päevikutes on mitmeid tähelepanekuid looduse kohta. Käesolev impressioon on hoogne, vahetu ja võluv töö 20. sajandi ühelt silmapaistvamalt autorilt. Salme Rida oli sündinud küll Läänemaal, kuid maalima hakkas hoopis Londonis, kus ta töötas kunstnike galeriides abilisena. Tema natüürmort on vägagi jõuline ja näib, et autori sooviks on olnud keskenduda mitte niivõrd lillede botaanilisele olemusele, vaid hoopis suuremale sõnumile, mida see kimp sinise merefoonil kannab.
Johannes Võõrahansu. See on peatükk meie oksjonil, mis on pühendatud ühele kunstnikule, kelle olulisus väärib ju rõhutamist. Johannes Võõrahansust võib rääkida läbi Eesti kunsti ajaloo mitmeti, ent eriti tuleks rõhutada tema rahvuslikku ainest poetiseerivat loomingut. Vaieldamatult on Võõrahansu näol tegemist Eesti ühe silma paistvama ja teematundlikuma autoriga ning ka ju ühe nimekaima Pallase kunagise õpilase ja õppejõuga. Need 2 oksjonitööd on olnud pikki aastaid autori lese kollektsioonis ja illustreerivad läbi 2 sellise vastandliku situatsiooni kunstniku ühiskonna tundlikkust. Võõrahansu kujutab siin mehi kuuvalges rahus juttu puhumas ja teisalt sõjajärgset linna üles ehitamas. Johannes Võõrahansu rahvusainese käsitlemine on mitmekülgne. Ühena vähestest maalis ta alati ka veendunud figuure. See teos on soojalt kodune motiiv meestega lõkke ääres, kes istuvad ja jagavad elu saladusi. Ent teisalt ka arhailine, mütoloogiline episood, mis kõneleb millestki ajatust inimühiskonna olemuses. Taastajad on maal Johannes Võõrahansu kaasajast, näide ajalugu dokumenteerivast kunstist, ent samas maaliliselt eksperimentaalne, mil rusude ja ehitusmaterjalide rütm on kompositsiooni struktuuri aluseks. Taastatakse Tartu linna, mille pommirahes purunemine andis ainest tegelikult sadadele maalidele. Enamasti kujutati neil varemeid. Võõrahansu kõneleb siin aga elu uuesti ülesehitamisest. See peatükk on pühendatud portreedele, õigemini ühele portreele. Portreed on peetud alati kunstnike meisterlikkuse mõõdupuuks. Siin esitletud Voldemar Kangropooli teos omab kõiki tunnuseid, et kõnelda portree väärtusest laiemalt. Kuigi portreed kujutavad konkreetseid isikuid, hinnatakse nende ajastu üldistuse võimekust, kus kujutatav kannab enamat kui vaid ühe isiku lugu. Antud portree olemusest võib lugeda nii 1920. aastate intellektuaalset vaimsust, aga näha ka ajastu otsingulist maalikeelt, mis on pigem ekspressiivne ja lakooniline kui väga sügavalt realistlik. Samuti tajume siin muu hulgas tollaseid iluideaale, kus domineerisid rõhutatult suurte silmadega naised. Maal, milles on ju omajagu ka poeesia podläärilikkust. Käesolev maal on kunstiajalooline avastus Kangropooli kõrgperioodist, kujutades Elvi Keskkülat, noort naisterahvast, kellest hiljem kujunes rahvusvaheliselt tunnustatud kirjandusteadlane. Portree lisab uue tahu mitte ainult Kangropooli loomelukku, vaid ka laiemalt moodsa naise kujutamistraditsiooni Eesti maalikunstis, kus realismi asemel huvitasid kunstniku abstraheeritumad vormid ja teatav ekspressiivsuski. Meri ja kalurid. Meri ja kalurid on Eesti kunstis vaata et kohustuslik teema, mis on saatnud meie maale läbi aegade. Kindlasti mängib siinjuures ka olulist rolli ju mere pidev kohalolu. Kuigi meie kunst ei ole merd kunagi idealiseerinud, pigem on sellest saanud kunsti võimaluste maa. Eesti kunstnikud ei ole otsinud niivõrd mere idülli kui just selle psühholoogiat.
seega ongi meie kunstist ju pigem tuttavad merestiliseeringud ja inimese ning mere kooslus. Ka kaluri elu, läbi mille Eestimaal vaatab looduse ja inimese kooseksistentsi laiemalt. August Jannseni jälg meie kunstiloos on märgatavalt mitmekülgne, nii figuraalkompositsioonide kui maastikuvaadete poolest. Siin üks haruldane näide tema varasest loomingust, mil kunstnik maalis Narva-Jõesuu kandis. Jannseni jaoks olid alati dominantsed värvid, nii ka siin. Teravad kontrastid ja kirkad toonid muudavad maali emotsionaalselt laetuks. Sellest kiirgab elevust ja optimismi. Põgenemine. Põgenemine ühte salajasse paika. Harukordselt läbitöötatud maal ühelt Eesti kunsti kõige olulisemalt avangardistilt Aado Vabelt. Kes just 1920. aastate lõpus pöördus rahulikemate motiivide poole. Vaikselt seilav purjekas annab märku kunstniku meeleseisundis toimunud muutuste kohta. Maal on valminud tema 1928. aasta reisil Hispaaniasse ja Lõuna-Prantsusmaale. Paikadesse, kuhu kunstnik ei saanud kunagi tagasi pöörduda ning mis jäid hiljem vaid mälestuseks ja igatsuseks. Evald Okase 1940. aastate lõpu looming ei ole just sage esinema. Ometi üllatavad need varased vaated oma realistlike motiivide ja vaba maalitehnikaga. Siin ehk mitte kõige lihtsam valik. Sügis hämaruses mäslev meri, mida ei ole sugugi lihtne maalida, ent Okas teeb seda siiski väga huvitavalt, dramaatika ja pingega, ent loomulikult. Georg Sepp oli kunstnik, kes elas ja töötas juba enne teist maailmasõda New Yorgis. Ta esines seal ka Eesti kunstinäitustel, kus eksponeeris nii New Yorgi vaateid kui ka mälu järgi maalitud Eesti pildistusi. Rannavaade kaluriga on üks sääraseid sentimentaalseid pilke ajale ja kohale, mis pole enam kunstniku jaoks ligipääsetavad. Jõuline, suurejooneline kompositsioon Eesti kunstimainekalt meremaalijalt. Lofoodid on saarestik Põhja-Norras, kus Haamer maalis mitmeid maastikuvaateid, aga ka kalurite elu kujutavaid kompositsioone.
kalurid ei ole sealjuures eraldiseisvad psühholoogilised karakterid, vaid üldistus. Tekib taju inimestest, kes ühte hoides ületavad raskusi ja tulevad toime väljakutsetega. Tuntud akvarellisti Aleksander Pilari huviorbiidis on siin olnud ennekõike hurmava rahu edasiandmine. Seda soodustab akvarellitehnika, mille vormid on laialivalguvad, andes kõigele unenäolise varjundi ja meeleolu. Kunstnik maalib rahu ja leplikkust, mida võimendab veepinna tüünus. Sümboolse laetusega teos, mis jutustaks otse kui loo ühest tüdrukust ja ühest paadist. Tinglike, eksperimentaalsete, abstraktsete joontega maal Karin Lutsu eksiiliperioodist, mil tema looja natuur liikus dünaamiliselt ja vabalt erinevate motiivide vahel, kus taas ja taas kangastusid ka naised ja meri. Rootsis maalinud Hugo Lepik kujutaks siin nagu lihtsat maastikku, ent pigem tunneb kunstnik huvi erinevate vormide ühisuse vastu. Näeme koos nii kaljust mäestikku, lauget merd kui hapraid lilli. Väljakutse, mis nõuab maalijalt ümberlülitumist, andmaks edasi harmooniat, kus pealtnäha vägagi erinevad vormid sulanduvad siiski ju üheks tervikuks. Märt Pormeistri loodusvaadete kõrval on see rannamotiiv kindlasti eristuv. Autor räägib ootamatult kaasa teemal, mis oli Eesti kunstis ju sage, kalapaadid ja traalerid, ent mida Pormeistri loomingus just ei kohta. Kaldale tõmmatud puhkuse asendis meresõidukeid on ta maalinud seejuures võimsatena, seades need kogu kompositsiooni jõulisse keskmesse. Nigul Espe õlimaalide kõrval, mis kujutavad tihti linnavaateid, ka kodus Tartut, on see tundlik akvarell erandlik. Ühelt poolt toob ta pildile tööstusmotiivid ja kaugel seisva kraana, ent teisalt keskendub vaiksele õhtupoolikule, kus päevased tegemised peatuvad ja aeg vakatab. Akvarell, mis täidab ka kõige töölembesema vaataja rahuga. Boris Niinemäe oli väliseesti kunstnik, kes jätkas läbi oma loomingu veendunult Eesti motiivide maalimist. Enamasti oli tema teemaks töötav inimene, keda ta püüdis luua mõneti ka käega katsutavana ja tuntavana, seda otseses mõttes. Niinemäe äärmiselt pastoossed maalipinnad on lummavad. Nad teevad tema teosed ootamatult mitmemõõtmelisteks ning on tema käekirja lahutamatuks ja tähelepanuväärseks osaks. Sellelgi maalil on kalad pildilt vaated käega võetavad.
Viimane peatükk Hausgalerii oksjonil on pühendatud Tallinnale. Tallinna teema on eraldi välja toodud ja seda täiesti õigustatult. Selle linna romantika, arhailisus ja rütmid on andnud inspiratsiooni paljudele ja ajaga on Tallinna kujutamisel tekkinud ka teatud lemmikrežiimid. Kohavalikul eelistatakse valdavalt muidugi vanalinna, ilmselt tänu tema maalilisusele ja salapärale ning rakurssidest, mis on tähelepanuväärne, tänavavaadet, mis on silmade kõrgusel. Tihti ka inimtühjasid tänavaid, kus peategelaseks on just linna arhitektuur, otse kui sooviga pageda millessegi kestvasse ja muutumatusse, kus linnast saab mitte ainult miljöö ja atmosfäär, vaid ka teatud inimlike igatsuste platvorm. Andrei Jegorov maalib taas talve, mille kujutamisest sai kiiresti tema erihobi. On mainitud kurdi kunstniku erilist õhustikutaju, mis tema maalide atmosfääridele teatud tundlikkuse lisas. Siingi aitab hõrk lumefoon linna motiivil romantilisena esile tõusta. Veidi haruldasel moel näeme maalil ka hulgaliselt inimesi, kui autor piirdus enamasti mõne hobusaaniga. Ants Murakini veel kodumaal valminud varane töö, mis vaatab jõuliselt arhailisele vanalinnale. Ranged vormid rõhutavad selle arhitektuuri dünaamikat ja keskseid motiive. Teose lugu kattub linna enda looga, olles säilinud läbi Teise maailmasõja pommitamise siiski. Seda Murakini linnavaadet tabas kunagises Kreutzwaldi tänava korteris mürsukild, mis töö läbistas ning mis hilisema restaureerimise käigus taastati. Oswald Eslonit on paelunud maaliruumi sügavusse siirduv perspektiiv ning tuttava tänava salapära. Ta on asetanud end huvitavale kohale, kust maalitav vaade avaneb mitte pilgu kõrguselt üles, vaid hoopis alla, lastes koduses ja tuttavas märgata midagi uut ja ootamatut. See väike maal on hea näide kunstioskusest atrakteerida vaatama tuttavat läbi uute vaatenurkade.